Nii nagu tähistame emade, naiste või õpetajate päeva, on alates 2015. aastast ka loomaaia töötajatele oma päev. 4. oktoobrist sai rahvusvaheline loomaaednike päev, et väärtustada loomaaedade töötajate panust igapäevasel loomade eest hoolitsemisel. Tallinna loomaaias sai täna selle päeva puhul loomaaednike igapäevatööga lähemalt tutvuda. 55 aastat loomaaednikuna töötanud ning selle eriala kõige pikema staažiga töötaja Eestis, Anne Saluneem ütleb, et siin on hoidnud teda armastuslugu, mis sai alguse juba varajases teismeeas ning leegitseb tänaseni. Loomaia olemasolust see aeg ma algul nagu ei teadnudki mitte midagi, enne kui naturalistide jaama kaudu sai siis praktikal käidud või rohimas loomaaias ja see oli esimene kord ja see nii-öelda võitis mu südame ja sellest mina enam lahti ei saanud, nii et see oli nii-öelda igapäevane käimine, nii kui kool lõppes, mina lipsti loomaaeda, aga 13-aastaselt juba tahtsin nagu päriselt tulla, aga siis loomaaia direktor ei võtnud veel, ütles, et enne 14 aastat ei saa. Kõige suurem erinevus võrreldes tänast ja poole sajandi tagust loomaaia tööd ongi vast suhtumine ohutusnõuetesse ja loomade pidamistingimustesse, rääkis staažikas töötaja. Loomaaed tegelikult areneb nagu Tallinn kogu aeg, ega ta ei saagi valmis. Sellest meil on veel palju neid vanad rajatised, mis vajavad ringi tegemist või likvideerimist, nii et nüüd tulevadki see tiigriorg on üks niisuguseid suuremaid asju, mis just tehakse meil. Kui suudaks ikkagi selle tiigrioru valmis teha, sest nad on loomad, kes on ohus looduses ja neid tasub kaitsta ja kõik, ja kui me saame selles paljunduse programmis osa võtta, eks ole, ja kui on tulevikus lootus ka, et võib-olla mõned lähevad sinna loodusesse lahti laskmiseks tulevikus, no see on kõik see motivatsioon, milleks loomi pidada. Kui eemalt jääb mulje, et loomaaias töötamine tähendab muuseas nunnude loomade hellitamist, siis Saluneeme sõnul nii see üldse pole. Töötaja peab teadma, tundma ja oskama seda tööd teha ja samas peab tahtma siis loomadele midagi teha. Ja kui ta tõesti töötab loomade heaks, siis on selge, et ta on hea töötaja. Üldiselt need, kes meil on tulnud loomade pärast tööle, need väga harva, kui lähevad ära, need on tõesti mingid kindlad põhjused, ütleme, kas tervise pärast siis või sõidavad kuskile minema. Aga ära lähevadki need, kes ei saa, ütleme, tööga võib-olla hakkama ja tal on ükskõik, et mõtleb, et tuleb siia raha pärast, sest ega meil ei ole ju kõrged palgad ega midagi. Anne Saluneem tutvustas täna külastajatele tööd suurte kasslaste ja jääkarudega. Kel tänane loomaaia töö köögipool nägemata jäi, saab kasutada võimalust oktoobri laupäevadel, jälgides kell 12 ja 13 Kihnu maalammaste ja 2 küürkaamelite kommenteeritud söötmist.